Head Piibliseltsi liikmed, koguduste liikmed, üliõpilaskondade liikmed, juhatuste liikmed, kolleegid, Eesti kaasmaalased, raamatu aasta tähistajad 2 või 3 viimasel selle aasta kuul. Mul on südamest hea meel, et meil on olnud see võimalus praegusel armuajal aastaid pidada piiblipäeva, piiblikonverentsi. 32. on see järjekorras. See on juba ka inimese elueas päris ilus number, kus juba paljudel inimestel on juba suur hulk haridust käes. Juba paljud ka teavad, mida nad oma elutööks teevad, on amet olemas. Ja päris hulga aastaid on see toiminud sellise hea koostöö vormis, et Piibliseltsi Usuteaduse Instituudi Tartu Ülikooli ühine koostoimeline piiblipäev leiab aset oktoobri lõpul üsna lähedal usupuhastuspühale Usuteaduse Instituudis. Tänane piiblipäev on siis raamatuaasta päev. Mis raamat see muu nii oluline on kui piibel, mille tõlkimise uuele ringile on Eestis olnud võimalus taas asuda. Meie hulgas on siin inimesed, meesotsas siin Jaan Päärensoniga, aga ka teisi, kes teavad ja mäletavad ja on olnud osalised selles esimeses ringis peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, mille käigus meie lauale lõpuks ilmus ka apokrüüfidega suur piibel. Ja praegune ring on jälle alustatud lootuses ja võimaluses, et meil jätkub jõudu, koostöötahet, õnnistust ja aega see lõpule viia enne aastat 2039. Ja samas on siis see aasta nüüd olnud ka, kui see Eesti piibli, Eesti raamatu aasta on meie enda rahvuslik püha aasta, siis kristlaskonnale laiemalt on see ka meelde tuletatud Nikaia usutunnistuse 1700 aastapäeva tähisena. Ja neid mõlemaid sündmusi, neid mõlemaid protsesse, neid mõlemaid nähtusi kajastab ka tänane piiblipäev. On hea meel tervitada kõiki, kes on ruumis ja kõiki, kes on Zoomis. Nii et eesti keeles kõlab see väga hästi. Piiblipäev ruumis ja Zoomis. Ja me oleme siis siin juba, kes on Zoomis, on oma mikrofoni kindlasti juba arvutil ka kinni pannud, et kõrvalised hääled ei tuleks siia meie ühisele üritusele ei sobival ega ka mitte sobimatul ajal. Aga siis, kui tuleb võimalus rääkida, küsida midagi, siis see, kes küsida soovib, küllap me siis ka märkame neid, et ka sellele püüame tänasel päeval aega anda. Ja me tõuseme palvele. Me täname sind sinu poolt antud võimaluste eest, valguse eest, mis meie silmadesse tuleb, valguse eest, mille sa oma sõnaga oled loonud ja mida sa aina uuesti ka meie sees oma sõnaga lood ja püha vaimuga üleval pead. Me täname selle võimaluse eest ja nende inimeste eest, kellega me koostööd teeme, kellega meil on ühised soovid, et sinu juhtimine, õnnistus ja vägi võiks anda vilja ja edenemist ja tulenemist kõigele sellele, mis sinu nime austab. Aamen. Aitäh, Piibliseltsi esimees Randar. Järjekordne piiblipäev on siis käes ja Randar nimetas mitmeid tähtpäevi ja koostööd,
erinevate institutsioonide vahel läbi aastakümnete. Viimastel aastatel jah, oleme me selle piiblipäeval maandunud siia Usuteaduse Instituudi majja ja ma arvan, et see on ka oma sellise ajaloolise tähendusega, sest siin kõrval on Pühavaimu kirik ja Pühavaimu kirikuga on seotud nii mitmed meie Eesti kultuuriloo, vaimuloo ja keeleloo olulised isikud. Aga möödunud neljapäeval oli veel üks ilus päev, see oli eestikeelse raamatu päev. Ma ei ole ajalooliselt uurinud, mis just selle päeva põhjustab eesti keele raamatu päeva. Igatahel avastasin hommikul Facebookis, et Rahvusraamatukogu Kirjandusmuuseum, ajalooarhiiv ja kõik ja Tallinna linnaarhiiv kõik usinalt tervitasid kõiki eesti keele raamatu päeva puhul. Nii et olgu siis ka veel takkajärgiga veel kõik teie, kes olete siin ruumis või Zoomis, ka tervitatud eestikeelse raamatu päeva puhul ja eks on ka siis uurida, mida see päev siis tähendab, aga meie jaoks veel olulisem on see, et on eestikeelne raamat. Ilmselt on kõige olulisem. Ja mul ongi selline au ja ees õigus paluda tulla siia ette ja Külli Prillop ja Annika Viht, sest et vennaste koguduse kirjandus, kiri, liikumine, kõik see on äärmiselt oluline meie eesti keele ja kultuuriloole, raamatuloole ja ka piibliseltsile. Ja nagu te ka siin kavast olete vaadanud, siis oleme tänasel piiblipäeval väga erinevatest valdkondadest teemasid kokku pannud selleks, et meie raamatuaastaja võiks olla vääriliselt tähistatud ka meile kõigile sellest kasu. Mitte ainult teadmiste ja faktide poolt, vaid ka, ma julgen öelda siiski, kasu ka igavikuliselt. Sest ka pühakiri ütleb, et tuletage meelde kõiki Jumala häid tegusid ja eks meie ülesanne on ka täna neid asju meelde tuletada ja olla rõõmsad, et meie eestlased oleme siiski ristirahvas ja võime oma emakeeles pühakirja lugeda ja oma keeles ka suhelda. Olge hea. Kõigepealt meie mõlema poolt ja Usuteaduse Instituudile selle väga austava kutse eest sellel väärikal üritusel osaleda ja rääkida sellest teemast, millega me Külliga oleme tegelenud umbes täpselt aasta aega ehk vennaste koguduse käsikirjadest. Ja meid mõlemaid on viimasel ajal kõnetanud selline keeleteaduse haru nagu ajalooline sotsiolingvistika, mis tegeleb keelemuutuste ühiskondlike tagamaadega. Uurib seda, kuidas ühiskondlikud muutused tegelevad keeles. Ja muidugi on see, kuidas paratamatu, et meid hakkasid huvitava vennaste koguduse tekstid, kuna selle liikumise mõju on ju Eesti ühiskonnas olnud väga suur. Ja kui nüüd korraks käia üle need juured, siis muidugi need ulatuvad väga kaugele. Sajandi jagu enne Martin Lutheri reformatsiooni, kui Jan Hus kritiseeris avalikult keskaja kiriku korruptsiooni ja pärast seda, kui ta 1415. aastal Ketserina tulerinnale saadeti, ei vaikunud tema poolehoidjate seas selle märtiri surma valu, see viis rahva rahutusteni ja 1457. aastal uue Roomast sõltumatu kiriku sünnini, millest siis kujunes Unitas Sacrum ehk vennaste uniteet, mis tegutses Böömi ja Määrimaal ehk siis tänase Tšehhi aladel Põranda all. Osa tagakiusatud Böömi vendi põgenes aastal 1722 Määrimaalt Saksimaale, kus krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorf jõudis neile varjupaika ning nad rajasid tema maadel ühe põgeniku puusepp Kristjan Davidi juhtimisel
See asula meelitas ligi ka teisi tagakiusatuid, uusi tulijaid, kes soovisid elada oma usuliste veendumuste järgi ja liikumine kasvas kiiresti ja see väga kiiresti muutus missiooni liikumiseks, et vennad rändasid palju, nad levitasid seda äratust paljudesse kohtadesse üle maailma. Ja Herrnhut võrreldes siis selle globaalse haardega jäi ise üsna väikseks, aga ta jäi siis selliseks vaimseks koduks ja halduskeskuseks. Ja Eestis jõudis liikumine 1730-ndatel. Aastal 1730 külastas Tallinna Kristjan David ja aastal 1736 krahv Zinzendorf. Ja mõlemad võeti väga hästi vastu nii Eesti talupoegade kui ka Saksa vaimulike ja aadli poolt. Tänu Zinzendorfile sai ju lõpuks valmis või õigemini jõudis lõpuks trükki ka esimene terviklik eestikeelne piibel, mis oli oodanud käsikirjas rahapuuduse trükkimist. Tema oma ettevõtlikkuses ja kirglikkuses algatas siin käies annetuste kogumise, tegi ka ise annetuse, mis viiski peatselt soovitud sihile. Ja tal paluti saata võimalikult palju vendi Baltikumi ja järgnevatel aastatel tuli Herrnhutist siia üle 80 venna jõe. Ja koos selle vennaste liikumise populaarsuse kasvuga ja nende tohutu ärkamislainega, mis siis vallandus, kasvas ka vastuseis sellele väga kiiresti. Ja kaebuste tõttu keelas keisrinna Elisaveta liikumise 1743. aastal ja järgnes vaikse käigu aeg, kus vennaste kogudus tegutses salaja. Järgmine valitseja Katariina II andis liikumisele rohkem vabadust 1764. aastal ja rahvas sai jälle hakata palvemaju ehitama ja koosolekuid pidama. Aastal 1817 andis keiser Aleksander I oma armu manifestiga vennastele täieliku tegutsemisvabaduse, millele järgnes uus õitseng ja vennaste koguduse liikmete arv jõudiski 19. sajandi keskpaigaks kõigi aegade tippu, küündides eri hinnangutel 7–10% täiskasvanud elanikkonnast. Ja sest saadik hakkas liikumine mitmel põhjusel kahanema. Kahanemist soodustas järgmise keisri Nikolai I 1832. aastal kehtestatud kirikuseadus ja sellele paari aasta pärast järgnenud kohaliku, kirikliku ja ilmaliku võimu määrused, mis piirasid religioosset tegutsemisvabadust oluliselt määral. Keelati kinnised koosolekud ja palvetunnid palvemajades ja pastorid pidid ametisse astudes lubama mitte vennaste kogudusega liituda. Ja halvasti mõjus ka vennaste koguduse keskuses Herrnhutis 1857. aastal vastu võetud otsus mitte enam Eesti ja Liivimaa tööd korraldada. Jah, et on väga hästi teada võib-olla see piibli tõlkimise lugu ja on ka hästi teada, et vennaste kogudusest ei olnud siis eestlaste kultuuri usuelu mitte ainult selline formaalne abi, et andsid raha ja sai midagi trükkida, vaid et see oli tõesti selline väga tugev kultuurimõju. Tänu vennaste kogudusele õppisid paljud talurahva seast lugema, mitte ainult lugema, vaid ka kirjutama. Miks seda vaja oli sellepärast, et Herrnhuti saadeti kirju. Neid kirju saadeti ka üksteisele, peeti päevikuid, saadeti aruandeid, kirjutati ja tõlgiti kirjandust, kirjutati raamatuid ümber, et sellist laule ka, et sellist kultuuritegevust oli väga palju. Ja nende vennaste koguduse eestlastest liikmete keel on kõige ehedam 18–19. sajandi eesti keele kuju, mida üldse saame vaadata. Ja see on ka see, mille pärast siis keeleteadlased selle vastu hakkasid huvi tundma, vähemalt minu puhul küll on asi nii, et nii head materjali meil mujalt saada ei ole tõepoolest, sest
kirjandus oli rohkem võib-olla sakslaste poolt kirjutatud ja saksa mõjulisem. Nii, et mõju siis ühesõnaga meid huvitab see keele uurimine, aga nüüd vennaste koguduse mõju ei olnud siis mitte ainult, ütleme, lugemis- ja kirjutamisoskusele ja arusaamisele kristlusest, vaid oli ka mõju eestlaste eneseteadvusele kindlasti, sellepärast et nendes hulgakestes või vennaste koguduses või rakukestes, kuidas neid nimetati, nad Eesti oma talumehed said täita, naised ka, väga olulisi rolle. Et nad olid lugejad, vanemad ülevaatajad, koorijuhid, siis said väga mitmel viisil harjutada sellises organisatsioonis kaasalöömist, vastutamist selle organisatsiooni tegevuse eest. Ja kui 1743. aastal liikumine keelustati, siis päris paljud siia tulnud sakslastest vennad läksid Saksamaale tagasi. Aga eestlased ei lõpetanud seda tegevust ikkagi ära, vaid tegutsesid edasi ja kuna sakslased olid ära läinud, siis just nende eestlaste endi kätte tuli veel rohkem sellist vastutust kogu asja edasiviimise eest. Nende oskused, lugemine, kirjutamine, pluss ka see, et ilmselt eluviisid olid natuke paremad, joomist võib-olla vähem ja ausamad olid ka, siis neid võeti üsna hea meelega mõisetesse tööle, eriti juhul, kui mõisnik pooldas vennaste koguduse liikumist. Paljud nendest said pärisorjusest vabaks juba enne siis neid 1816 ja 1819, kui oli see üldine kaotamine, et nad said juba enne vabaks. See võimaldas neil saada kiiremini mõnevõrra jõukamaks. Ja see, kui nad said mõnevõrra jõukamaks, võimaldas neil oma lastele anda parem haridus. Ja näitan ka ühte näidet sellest, et millest parem haridus siis seisnes või mitte millest ta seisnes, see on teada, vaid mis ta mõju oli. Seda on ka päris palju räägitud, et enamik Eesti rahvusliku ärkamise tegelastest on vennaste koguduse taustaga. Nimetatakse Johann Valdemar Jansenit, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Karl Robert Jakobsen, Jakob Hurte, Villem Reimanni, Jaan Tõnissoni, aga võime ka uuema aja kirjanikke siit. Nendes ma nüüd ei ole enam päris kindel, aga rongis just kui siia sõitsime, siis Kristi Metstaga rääkima tõenäoliselt, et Gustav Suits ja Uku Maasik peaks ka olema ja et neid on ikkagi väga palju ja enda suguvõsas on ka vennaste koguduse tausta, nii et ma arvan, et enam kõigil eestlastel võib seda leida, sest liikumine oli lihtsalt niivõrd levinud. Aga see konkreetne näide on siis Kadrina kihelkonnast Jõeperest. Ja siin slaidi peal on need nimed, kelle kohta nendes vennaste koguduse erinevates allikates, kas päevikutes, kirjades, aastaaruannetes, raamatutes, kuskil on mingisugust infot. Ja seda infot ka natuke rohkem kui lihtsalt nimi. Kui hakata siit algusest peale, siis Jõeperes oli pastor Nauhausen. Kirjutatud on ka Neuhausen ja Nauhaus, et neid nimekujusid on erinevaid. Ja tema tutvus Tallinnas hernhuutlastega 1742. aastal, ehk siis päris selle asja alguses. See asi talle meeldis, ta läks Kadrinasse, viis need ideed siis oma sinna kodukirjakonda. Ja sellel keeluajal ka ta ei saatnud oma seda kogudusekest laiali, vaid nad tegutsesid edasi. Ja samast ajast on siis selline natukene legendi moodi, et päris head tõendust ei ole. Et tulid sinna Jõeperre Põllu Mihkel ja Põllu Mango. Väidetavalt nad vahetati härja vastu, aga see võib olla legend, et ei tea. Ja nende sünniaastate ja nimekujude järgi on arvatud, et nad võisid olla vennad, see ka päris kirikuraamatute järgi kindel ei ole, et nii täpselt ei ole veel uuritud. Nendest kahest, et miks nad vahetati, see ka, et see vahetamise jutt on just selle Põllu Mango kohta ja sellepärast, et Jõeperre oli vaja meest, kes oskaks viina põletada ja oskaks lugeda. Sellepärast siis olevat ta sinna tulnud. Ja nüüd selle oletatava venna Mihkli kohta on teada, et tema oli enne Kadrinasse tulekut või enne Jõeperre tulekut käinud Urvastes ja saanud seal kokku Kristjan Kvantiga, kes siis hiljem tuleb põhjalikumalt juttu, mis oli Urvastes vennaste koguduse ja väga oluline mees. Ja sellest Mihklist
sai siis tuntud kõnemees, kes käis ka väljaspool Kadrinat rääkimas, käis naaberkihelkondades. Ja ta oli ka koolmeister, et see nüüd noor mõisnik Heinrich Reinhold von Fittinghoff, tema ehitas Jõeperre koolimaja ning siis see Põllu Mihkel oli seal koolmeister. Nii et kirjaoskajad inimesed. Ja selle Kuke Toomase kohta on ka lihtsalt öeldud, et ta oli selline tark ja tore mees, kes rääkis ja võttis vennaste koguduse tegevusest osa. Nüüd, kui Nauhausen suri 1759. aastal, siis oli mõningane langus selles tegevuses, aga see ei kestnud väga kaua, sest 60-ndatel tuli üks tõus juba ja siis tänu sellele Fittinghoffile, kes oli abielus Ungru mõisa omaniku Reinhold Gustav von Ungern-Sternbergi tütrega, abiellusid 1764 ja see Ungern-Sternbergi suguvõsa, see haru kuulus vennaste kogudusse ning umbes samal ajal, kui nüüd see Fittinghoff abiellus, siis sealt Ungrust saadeti Jõeperre Mäe-Rein, sellepärast, et tema siis võtaks selle hooldamise enda kanda ja vaataks, kuidas asi areneb. Nii, aga see Põllu Mango nüüd tagasi tema juurde, tema poeg Mango Rein oli ka hästi aktiivne, isegi aktiivsem lõpuks kui see Mäe-Rein. Tema kohta on öeldud või terve selle suguvõsa kohta, kes on siin slaidil alumises reas ja nooltega ühendatud, et nende kohta on öeldud niimoodi, et nende poole pöördusid naabrid, kes vajasid kirjaoskajad. Kui mõni külamees või külanaine tahtis kuskile mõnda kirja saata, siis ta küsis Mango suguseltsest abi. Ja see alumne rida on siis need, kes on Kreutzwaldi esivanemad kirjaoskajad, keda kiideti. Nende kohta, mis siit veel võiks öelda, et see Heinrich Reinhold von Fittinghoff saatis Friedrich Reinhold Kreutzwaldi isa Kingsepa Juhani ehk Johann Reinholdsoni Tallinnasse kingsepaks õppima. Sest ta sai Kingsepa hariduse, ta tuli tagasi mõisa, oli mõnda aega Kingsepp, aga peagi ta sai mõisa valitsejaks, siis tuli erinevates mõisates mõisa valitseja. Ja Kreutzwaldi enese saatis ka Tallinnasse õppima, mitte küll Kingsepaks, vaid tähtsamat asja õppima saatis Karl Friedrich Genk. Aga enne kui me sinna sajandi lõppu jõuame, siis siin on veel nimi Kulli Jüri, kes on ka väga-väga tuntud vennaste koguduse kirjamees. Et ta küll selliseid pakse raamatuid ei ole avaldanud, aga ta on kirju kirjutanud. Ja meil on siis meie selles kogus on olemas kirjad Kulli Jüri kirjad Kingsepa Juhanile ja Sepa Hansule. Nii, aga Kreutzwald siis. See Karl Friedrich Genge, kes aitas Kreutzwaldi Tallinnasse õppima, perel nii palju raha siiski ei olnud, et nad seal oleksid sellega hakkama saanud. Tema eesmärk oli, et Kreutzwaldist saaks rahvakooli õpetajate seminari õpetaja. Ja see rahvakooli õpetajate seminar plaaniti rajada Tolli mõisa. Ja Kreutzwaldil oli ka üks Saksamaalt parvistunud eraõpetaja veel. Kuna seda seminari ei avatud, siis Kreutzwaldist seda seminari õpetajat ei saanud, ta tuli tee lahti ja haridus olemas, et sai seda lõpuks õppis. Veel võib-olla siia võrdluseks juurde, et mida mis on keeleteadlastele on selline tavateadmine või üldine teadmine, et Otto Villem Maasing oli väga haridusesõbralik mees ja avaldas rahvavalgustuslikke kirjutisi, siis selliste linna õppima saatmiste kohta on Maasing tegelikult avaldanud hoopis teistsuguseid kirjutisi Maarahva nädalalehes, näiteks on lugu, et ta kohtas poes meest, kes tahtis osta sirklit oma pojale, sest koolis oli seda sirklit vaja. Ja siis Maasing kirjutab, kuidas ta sellele mehele tegi selgeks, et ei, et ära osta sirklit ja ära saada oma poega sinna linna kooli, et mis tast niimoodi saab. Haridust ei ole tal sellisel kujul vaja, õpetagu oma poeg parem põllumeheks. Ja siis Maasing oli rahul, et see mees jättis sirkli ostmata vähemalt seekord.
selline maasingu oleks peale jäänud, siis võib-olla oleks ajalugu ka mitmes mõttes hoopis teisiti läinud ja kõiki neid rahvusliku liikumise tegelasi sellisel kujul ikkagi ei oleks esile kerkinud, nagu nad hiljem esile kerkisid. Siis selle Jõepere rakukese suurus on ka need andmed, ma ei tea, 59 vendlõõde seal 60-ndatel ja 157 20 aastat hiljem nende arvude osas, seda peaks nüüd keegi ajalugu vaatama, et kui tõepärased need on, et nii täpselt on aruannetest kirjutatud. See Karl Friedrich Genge, kes saatis Kreutzwaldi Tallinnasse õppima, et temast rahvakooli õpetajate seminari õpetaja koolitada, on ka saatnud kirju siis Eestist Herrnhuti. Ta oli sakslane, aga talle miskipärast meeldis kirjutada eesti keeles ja neid kirju ka saame vaadata. Ja selliseid eestikeelseid kirju me õigupoolest seal Herrnhuti vennastekoguduse arhiivis otsimas käisimegi. Umbes täpselt aasta tagasi oli see eelmisel sügisel, kui siis tänu Eesti Keele Instituudile saime sinna minna. See slaid peaks iseloomustama meie ettevalmistust ehk seda segadust, mis meie peas oli. Me saime teada, et Tartu Ülikoolis Ene Paldre korrastab Voldemar Ilja arhiivi. Saime kõiki neid fotokoopiaid, mida Ilja oli siia tellinud vaadata juba enne Herrnhuti minekut, sellest oli hästi palju kasu. Me nendest arhiivi viidetest natukene aimu ja saime täpsemalt aru, mida see vindpuh siin endast kujutab, see on seal pool nurgas. Ja saime ka siis natukene naerda, et kuidas sakslased ikkagi nendest eesti nimedest midagi aru ei saa, et seal on Fürri, Mari ja Verre, Müü, Jüri, selliseid asju. Ja ühesõnaga me olime väga hästi ettevalmistatud, kui me sinna läksime, meil oli aega 2 päeva ja ikka nagu sealt leidsin. Jah. Mõtli valele poole. Jah, siin on nüüd näha see kogus kaustu, mis me läbi lappasime. Me lappasime süstemaatiliselt läbi kõik Eesti ja Liivimaaga toimunud kirjavahetuse kaustad. Ja see töö meenutas natukene kullakaevamist, sest tõesti väga haruharva sattus saksakeelsesse tekstimassiivi mõni kiri, mis sisaldas eestikeelset sõna, fraasi, vahepeal lausa tervet lauset või lõiku ja mõnikord õnnekombel siis oli täitsa terve kiri eesti keeles. Ja kuna meil oli nii vähe aega, siis me tõesti keskendusime ainult ühele tekstiliigile kirjadele, vaatasime need kirjavahetuste kaustad läbi ja elulugudega me üldse ei tegelenud, välja arvatud siis üks elulugu, mille kohta Külli avastas kataloogist, et seal on keele kohta kirjutatud selline märkus, Estish oder Finnish, küsimärk. Ja siis me vaatasime ära ja siis tuli välja, et jah, see on Matsi Jaani elulugu, täitsa eestikeelne. Ja samamoodi oli juba varasemast tänu Rudolf Kuldmäele teada, et seal on sellise väga olulise pietistliku teose Johann Arti Vier Bücher vom Haaren Christentum lõuna-eestikeelne tõlge 18. sajandi keskpaigast, nii et selle digikoopia me ka tellisime ja paitasime seda raamatut seal koha peal. Nii et me leidsime siis ühe eestlase eluloo, siis ühe sellise väga olulise tõlke 18. sajandist mõlemad ja need kirjad jagunesid pooleks ajaliselt 18. sajandi ja 19. sajandi esimese poole vahel. Ja nendest kirjadest suurem osa olid adresseeritud Johann Christian Quandt nooremale, siis vanema pojale. Ja talle saadeti 2 aastakümne jooksul 44 koodivahetusega kirja, ehk siis sellist kirja, kus saksa keeled pisteliselt lülitatakse ümber eesti keelele ja 8 puht eestikeelset kirja. Ja tema oli sündinud 1733. aastal Urvastes ja mäletas lapsepõlvest tollast hoogsat ärkamist, kuid peamise osa oma elust elas ta Saksamaal. Ja tema kuulus vennastekoguduse juhtkonda, kus ta tegeles majandusküsimustega. 1793. aastal külastas ta üle 47 aasta taas Eestit
ja tegi järgmisel aastal koos Koolerite abielupaariga ringreisi. Ja tema külaskäiku hinnati tõesti väga kõrgelt. Ja ringkonna hoolekandja Martin Kooler kirjutas oma aasta aruandest Kvanti rõõmsast taaskohtumisest talupoeg Kivi Märdiga, keda ta oli poisina tundnud. Ja tsiteerin Rudolf Põldmäe tõlkes. See oli lausa südamerõõmuks vaadata, kuidas armsad eestlased rõõmu tundsid näha ühte venda kogudusest, kes võis nendega kõnelda nende keeles. Ja kui nad kuulsid, et ta olevat õndsa venna Kvanti poeg, siis oli see neile veelgi armsam. Ja temale saatsid eestikeelseid või vähemalt eesti keelt pisteliselt sisaldanud kirju siinse vennaste koguduse ringkondade juhid ja helmutlaste kaastöölised. Suurim eesti keele kasutaja oli Tartumaa ringkonna hoolekandja Martin Kooler, kellelt leidsime lausa 28 koodivahetusega kirja ja 2 puht eestikeelset. Ja veel leidsime eesti keelt kirjadest, mille olid kirjutanud Läänemaa ringkonna hoolekandja abiline Johann Gottlieb Pehler, Tartumaa ringkonna hilisem hoolekandja Johann Heinrich Förster, Saaremaa ringkonna hoolekandja Johann Christoph Schreiber, Läänemaa ringkonna hoolekandja Johann Christian Neumann, Kambja pastor Heinrich Andrea Serksleben, Läänemaa ringkonna hoolekandja Werner, Põhja-Eesti ringkonna hoolekandja Karl Friedrich Kenge, Erastvere mõisniku noorim poeg Fredrik Kristli Ungern Sternberg ja ainsa eestlasena Georg Beck. Tema oli siis raamatuköitja Kambja vennaste kogudusest, kes oli ka ainuke, kellele on säilinud Kvanti enda vastuskiri. Aga miks kogunes Kvanti ümber enamik eestikeelsest kirjavahetusest, mis seal arhiivis leida on? Ja selle on hästi sõnastanud ühes oma kirjas Läänemaa ringkonna hoolekandja Johann Christian Neumann. Sest, et sa armastad seda maakeelt kui ka Eestimaa rahvast, ma olen arvanud mind sul meele head tegevat, kui ma sul kirjutan ühe raamatu Eestimaa keeles kirjutud. Ja muidugi see eesti keeles väljendumine oli oluline ka teistele, aga kuna oli teada, et Kvant seda teemat väärtustab, siis seda puudutati kirjades. Ja näiteks Karl Friedrich Kenge kirjutabki Kvantile oma keeleõppe teekonnast. Maakeele pärast sai mulle siin ka veel palju vaivanätta. Selle, et selge kõnelemise ning mõistmise tarvis palju harinemist vaja tuleb. Kvantile adresseeritud kirjades saadetakse, kümnes kirjas on talle saadetud mingisugune sõnum. Et ühesõnaga on palutud teda tervitada kindlasti. Eesti vennad on palunud saata Kvantile tervisi ja erinevad kirjutajad siis vahendavadki neid talle. Näiteks jälle palju tuhat tervist, kõigest südamest, tõsisest armastusest. Ja 4. kirjas annab Martin Kooler edasi Kvanti kohta öeldud häid sõnu, mida ta siis kuskilt kuulnud on. Näiteks ta ütleb, minu Laur läks ise oma paberipataka järele ja rõõm oli suur. Ta ütles, see on imelik, mis see armas veli Kvant teeb. Ja siis tuleb vastus, ma ütlesin talle, see on armu pärast, selle, et tema sinu nii väga armastab. Ja imelik tähendas siis nendes tekstides mitte veidrat, vaid imelist ime pärast. Ja 11. kirjas anti edasi muid talurahva lauseid, mis ei olnud otseselt Kvantile edastatud tervitused või tema kohta kuuldud laused. Näiteks vahendas Kooler selle sama oma abilise Lauri sõnu talle antud köharohu kohta. Ma andsin talle midagi muud kui tavalised rinnaravimid, need olid une- ja lastetilgad. Need mõjusid nii hästi, et ta kirjutas mulle, see on üks imelik häärohi, ta tegi palju hääd. Ja kõige viimane Kvantiga seotud eestikeelne, mille leidsime, ongi see sama tema enda sulega kirja pandud kiri, mis oli saadetud eestlasele Georg Beckile. Ja Kvant seal ütleb, et ta saadab veel Förstrile mõne laulu trükkimiseks, sest see oli siis üks tema
koostööprojekte, et ta oli näinud ringi rännates, et inimesed vajavad palavikuliselt uusi lauluraamatuid ja ta hakkaski nende väljaandmisega tegelema. Ja seal ta siis ütleb, et ta saadab Förstrile veel mõne laulu trükkimiseks, kuid see on viimane asi, mida ta teeb, sest ta on juba vana, 81-aastane ja tal pole enam endist jõudu ning ta hakkab ka keelt unustama. Ja sellesama kirja viimaseid sõnu võib võtta omamoodi kokkuvõtte ja hüvasti jätuna Eesti vennastele. Oh, kui sages mõtle mina me arma üte maarahva pääle õnnistegija een ning mõtle veel rõõmuga see aja pääle, kui mina neide sean oli ning rõõmus tahas mina jälle neide manu tulla, kui õnnistegija tahtmine ning ka minu jõud oles. Tervita kikki, kui ma minu tundva ning kõik muid velitsid ning sõsarid, kui ma meiega ütsinda Jeesuse kannatuse vere ning üte sama pohja peal seisva, et meie surma läbi tahame õndsa olla sina ning kigi armastaja Veli Juhan Kristjan Kvant. Aga kõige varasem kiri, eestikeelne kiri, mille me arhiivist leidsime, pärineb 18. sajandi keskpaigast. Umbes kaudsetel andmetel saab selle sinna paigutada, sest alla on kirjutanud Urvaste vennaste koguduse tollased juhid Matsi Kärt, Matsi Ants, Mikko Johan ja Matsi Peeter, kes tänavad saksa vendi end juhatamast elava usu juurde. Ajaliselt järgmine kiri aastast 1779 pärineb samuti Urvaste kihelkonnast ja selle autoriks on Rüütli Johan Sõmerpalust. Kirja saksakeelsest tõlkest, mis oli ka säilinud, selgub, et adressaadiks oli Joosep, kelle eesnime me kahjuks ei tea, aga Volta-Marilja raamatust saame lugeda, et ta juhtis Herrnhuti diasporaa tööd. Juhan väljendab rõõmu õndsuse üle Jeesuse ohvri surma kaudu ning tahet pidevalt oma õnnistegijad silme ees hoida. Temagi tervitab ja tänab Saksamaa õdesid ja vendi, palub neid Liivimaa õdedele-vendadele mõelda ja lubab eestlastel ka sama teha. Veel on 19. sajandist säilinud väga informatiivne kiri, mille adressaadiks on märgitud armas hoolekandja ja saatjaks on Puhja köster Jakob Sült. Tema loetleb Puhja ja Rannu kihelkonnas tegutsevate vennaste kooskäimise kohti ja nende juhtide nimesid koos rolliga, kes on pidaja, teoline või lihtsalt luuliikmine ehk liige. Näiteks, et Ango Külen on suimajaak teoline, seda tundi peetas aia otsa Mihlimajan. Aga muidugi lisaks Herrnhutile, kus meie käisime, on vennaste koguduse kirju ka Eestis ja kõige rohkem kirjandusmuuseumis hoitakse neid. Ja selle aasta jooksul on seal hoogsalt herrnhutlaste käsikirju korrastatud, restaureeritud, digiteeritud ja lisatud andmebaasi Kivike. Ja kirju saab järjest lugeda, kui minna aadressile kivike.kirmus.ee ja klõpsata seal pealkirjale kataloog, siis valida avanemast loendist EKLA ehk Eesti Kultuurilooline Arhiiv, seejärel sealsetest valikutest käsikirja kogu ja sealt omakorda vennaste koguduse fond numbriga 252. Et kui siis teekond läbi teha, siis peaks avanema selline pilt alguses, nagu siin on, et õigemini avaneb nimekirja, siis see esimene säilik ongi see Gustav Blumbergi kiri Juhan Raubile ja kes tahab kiirelt jõuda, võib muidugi skannida selle QR-koodi. Ja sealt ongi näha siis, et kirjad ongi paigutatud kõik asutused, kui need just huvitavad. Ja sellele Juhan Raubile tõesti kirjutati palju, nii et kui neid kirju seal avada, siis annab selline mõnus imeline galerii Eesti kirjutajatest ja on näha, et nii keelekasutuselt kui ka õigekirjalt on tekstid üsna erinevad. Näiteks siinsed slaidid olevast 4 kirjutajast 3 ei kasu kirjavahemärke ja Jaak Pai on loobunud täiesti ka suurest algustähest. Ja samale adressaadile on kirjutatud ka väga filigraanse syntaksiga kirju, et sellised pikad, keerukad, kirjakeelselt ortograafilised laused. Ja meie viimasel ajal oleme siis tegelenud mitte ainult sellega, et tekstid ei oleks
mitte ainult sellega, et tekstid teha kättesaadavaks pildina, aga et kunagi saaks ka tekstistused transkribeeritud üles, et meil on terve seltskond inimesi, kes neid transkribeerinud on, et siis Kirjandusmuuseumi, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös tahame, et vennaste koguduse tekstid muutuksid palju kättesaadavamaks. Ja selle kättesaadavusega on nii, et nad võiksid olla kättesaadavad esiteks kõigile huvilistele ja teiseks ka teadlastele. Ja näitan korraga seda, mis plaanid meil siis selle teadlastele kättesaadavaks tegemisega on. Et lisaks sellele, et need pildid ja tekstid lähevad Kirjandusmuuseumi sinna andmebaasi üles, paneme nad ka Tartu Ülikooli vana kirjakeele korpusesse. Aadressil vak.ut.ee. Esialgu, kuna see töö on plaanitud rohkem selle aasta lõppu ja järgmistele aastatele, siis esialgu on seal ainult 3 kirja, aga kuna ma ei tea, millal ma järgmine kord seda näidata saan, siis ma näitan ära ikkagi, kuidas need sealt kätte saavad, võite aeg-ajalt käia vaatamas. Kuni me ei ole selle tööga lõpuni jõudnud, on nad natukene peetud. Kui teha siin lahti see vanakirjakeele korpus ja tekstide tab, siin on igasugu muud asja praegu, hernhuutlasi ei paista kuskilt. Selleks, et neid hernhuutlasi saada, tuleb siit teksti liigiks. Need võiks siit ära võtta ja panna siia vennaste kogudus. Siis on näha, et on 3 teksti olemas. Ja üks neist on näiteks selle sama Karl Friedrich Kenge kiri, kes siis Kreutzwaldi õppima aitas, see on see eestikeelne kiri. Kui siin klõpsata, siis saab lugeda seda transkriptsiooni. Ja kui pildi peal klõpsata, siis saab suuremat pilti ka näha. Kui tekib meie transkriptsioonis küsimus, siis tuleb vaadata. Ja kaugem tulevik on see, et tahaks selle teksti siis morfoloogiliselt ära märgendada ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et iga teksti sõna juures, see ei ole märgendatud, mingi muu teksti võtma. Seda raupi sa märgendad. Ma märgendasin Kulli Jüri ka. Kulli Jüri. See. Et siis on iga selle algteksti sõnaga on siis seotud tema tänapäevakeelne märksõna, kui on vaja siis tähendusseletus ja siis see filoloog huvitav info, sõnaliik ja morfoloogiline vorm ja nii edasi. Ja mis sellest kasu on, kui on märgendatud, see, kui võtta nüüd siit see otsing osa, see tekstide all saab lugeda, siia peab samamoodi panema selle H, et saaks otsida. Kui nüüd peaks huvitama, siis ma ei tea, mis võiks huvitada teoloogi või ajaloolisi, näiteks mida kirjutati palve. Vaatame. Palvemaja, kuna see on liitsõna, siis tuleb panna siia ja otsi. Nii, siis siin on nüüd see konkreetne tekst, kust seda saab vaadata, saaks ka konteksti vaadata, aga praegu me näitame suurelt. Siis siia klõpsides saab näha, kus on palvemajast juttu. Armas Veli, meie oleme Jumala abiga meie palvemaja vooderdamisega valmis saanud ja ka värvimisega ja on maksma läinud 560 rubla 60 kopika. Kui vaadata laiemat konteksti, siis on nupp vaata teksti ja saab siis lugeda. See on nüüd lõunaeestikeelne tekst. Oleme ise mõne kohaga hädas, mida siin täpselt mõeldud on, aga sellist otsingut siis saab teha ja keeleteadlased otsivad sealt oma vorma, aga põhimõtteliselt saab ka märksõna otsingut teha. Need kõik kirjas sinna. Aga märgendamine võtab aega muidugi. Ja siis meie jutu lõpetuseks. Selline pilt, see näitab seda, et me tahaksime minna tagasi hernhuuti ja tõenäoliselt kui ma seda pilti esimest korda näitasin kunagi, siis mul oli siin meie eelmise käigu kuupäev vale ja oli aasta 2025, siis juba tehti nalja, et peate tagasi minema. Sellest ajast peale ma ise räägin, et me peame tagasi minema selleks, et teha selle vana pildiga samasugune pilt, et me pildistasime liiga kaugelt. Aga tegelikult me tahaks ikkagi neid elulugusid vaadata ja neid ka sealt neid koopiaid tellida ja nii edasi.
Ja täna tahaks esitada veel ühe sellise üleskutse, et kui nüüd kedagi ennast huvitab või keegi teab mõnda, eriti just noort inimest, keda see teema võiks huvitada, siis tasub meiega ühendust võtta, sest see on selline, meie oskame vaadata keeleteadlase pilguga, tegelikult tunneme, et oleks juurde vaja ka kedagi, kes geoloogiast rohkem tehakse, et oskaks neid asju sisuliselt vaadata. Ajaloolased meil on olemas, aga ajaloolased võiksid ka huvi tunda. Et või meiega lihtsalt julgelt ühendust võtta, et seal on materjali on väga palju ja väga palju. Ja siis selline teade ka, et tulemus on tegelikult päris pika kevadel alles aprillikuus humanitaarteaduste aastakonverents, seal põhiliselt Annika juhtimisel või Annika sellisel initsiatiivil siis ettekande paneeli vennaste kogudusest, mida võib kuulama tulla, aga võib ka ettekande soove esitada. Humanitaarteaduste, mitte keeleteaduste oma, siis just ka kõik selline teoloogiline, ajalooline vaade oleks sinna väga siis 8. kuni 10. aprillil ja ettekande soovid peaks esitama 19. novembriks. Minul muidugi tekitas, kuidas öelda, sellist väikest erutust, sest mul on õnnestunud arhiivis korduvalt päevi ühe teise teemaga viimane pilt tuletas mulle meelde, et seal tänavat mööda ma olen korduvalt jalutanud, et kus te seal oma nende paberitega seal fondis lugemissaalis olite. Sest et ma arvan, et ka te nägite, kui te neid toimikuid kätte võtsite, siis seal oli kirjas, kes oli kasutanud Rudolf Põldmäe, Voldemar Ilja, Arpad Harder oli nii mõnegi teksti peal ja osades kaustas olen ka mina olnud ja rohkem ja nüüd olete need eestlasi on väga vähe seal olnud. Aga samas see näitab, kui rikkalik on see materjal, sest minu lemmik on Kuusalu Kulli Jüri, ma olen tänu Rudolf Põldmäele, ma olen neid tema tekste kasutanud ja see on selline väga üks oluline osa meie ka sellisest mõtlemisest ja meie vaimulikust ajaloost. Aga mul on üks küsimus. Aidake mul mälu värskendada. Te oma ettekandes mainisid 1857 Hernuti synod otsustas lõpetada töö Eesti ja Liivimaa. Millega see seoses oli? Kas oli see tsaari Venemaa seoses või oli Hernutis vennaste koguduse mingisugune poliitiline otsus, sest mujal ja missioonitöö ju laienes. Sellel perioodil oli ju Eesti Liivimaa vennaste kogudus oli üks liikmeskonnaga ja suurima liikmeskonnaga üldse. Ma saa vastaja. Ega me ei ole kumbki ajaloolased, aga nii palju tuleb meelde, et see oli see aeg, kui oleks saanud Luteri kogudusest lahku lüüa, kuna seda ei tehtud, siis see kuidagi... Nagu sellise poliitika seos. See oli üks mõju, mis veel oli, seda ma ei oska. Üks oli vist see ka, et ei nähtud perspektiivi, et siin äkki see sama ja see on sama võimaliselt, jah. Sest aga samas oli, et see üks kõrgperiood, et see vennaste kogudusel tegelikult oli just liikmeskonna hulgas veel. Aga on veel kellelgi küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh ja ma usun, et selle teemaga tegelemine intrigeerib mitmeidki veel sellele olulisele teemale mõtlemist ja eks siis ühel teisel viisil teeme koostööd. Sakslased läksid küll tagasi, aga eestlased ise kandsid seda liikumist edasi nagu sellist võrgustikku. Siis nüüd on päevakorras jõudnud nii, et siis ma pean, järgmine ettekanne on siis minult. Nii, auväärsed kohalolijad ja neti ekraani taga. Teema, mida ma tahan teile ka täna natukene jagada, see sai alguse tükk aega tagasi, aga kui me kevadel olime Piibliletsi aastakoosolek ja meie raamatuaastane esimene konverents, siis ma mõne sissejuhatuse sellel teemal tegin ja
leidsin, et raamatu aastal, kui me räägime raamatutest ega vaimulikest raamatutest ja kui me ka eestikeelse raamatu 500. aastapäeval räägime raamatust, mida praktiliselt keegi Eestimaal pole näinud, on ära põletatud ja keegi ei tea, mismoodi ta välja nägi, kuigi need kohtunikud kindlasti teadsid ja ajaloolastel usk sellesse, et mõni arhiivmaterjal võiks säilida, võib-olla äkki kuskil Saksamaal mõnes kohtumaterjalide kaustas võib mõni lehekülg võib-olla ka sellest 1525. aasta trükisest olla. Aga alati me ei pea minema tagasi 500 aasta taha, vaid mõnikord tasub ka natukene hilisema perioodiga tegeleda, sest et ka see võib tekitada selliseid huvitavaid mõtteid, aga enne kui ma jätkan, ma võtan ühe kasti siit. Pärast näeme ka seda. Ja selles mõttes see ka teema või see pealkiri on ka selline niisugune kahemõtteline. Piibel oli nõukogude ajal ühelt poolt keelatud raamat, seda ei saanud trükkida, seda ei saanud poest osta, aga kui ta sul kodus olemas oli, siis ega teda ka ära võtma ei tuldud. Aga muidugi, kui sa kuskil väljapool kodu avalikus ruumis, kui tänapäeval avalikus ruumis seda lugesid ja tahtsid ka mõnele sõbrale anda ja lugeda, siis nii mõnigi kord kuulutati ta propagandavahendiks ja korjati siis ära. Ja mõned kooliõpilased said küll pärast tagasi, öeldi, et ära rohkem seda kooli too. Aga see on see aeg ja siin on ilus pilt eestikeelse piibli monumendist, sest see on üks murdeline hetk meie Eesti lähiajaloos, kuidas see olud muutusid. Aga nõukogude aeg algas meile peale Eestis 1940. aastal, kui toimus juunipööre, kus Eesti rahvas vabatahtlikult tahtis ühineda nõukogude rahva suure veneliku rahva peredega, et tunda ennast hästi. Aga 30. aastatel Eesti Vabariigis piibliselts tegutses selle nimel, et saaks ilmuda uus piiblitõlge. Nii nagu praegu räägime piibli uuest tõlkest. Ja Harald Põld oli mees, kes siis palgati piibliseltsi poolt piiblit tõlkima. Ja 1938. aastal ilmus Harald Põllu tõlkes piibliseltsi väljaandena Uus Testament. Ja 1939. aastal tähistati Eesti Vabariigis eestikeelse piibli 200. aastapäeva ja selleks planeeriti mitmeid erinevaid aktsioone, tõlkeid, väljaandeid, nii nagu praegu me siin räägime 2039. aastat 300 aasta juubeli tähistamisest. 39. aastal ilmus vihikutena siis Uku Masingu Veski suur piibel, juubelipiibel. Ja 39. aastal oli trükikojas ladumisel ka Harald Põllu täispiibel. Aga me teame, Harald Põld lahkus igavikku ja tema poeg jätkas seda tööd, piiblitoimetuse korrektorid jätkasid ja trükikojas. Ja siin on 2 tiitellehte. Need on piiblitse arhiivis ka olemas. Tiitelleht on 1939, nii nagu ta pidi ilmuma. Aga 39. aasta lõpuks oli selge, et piibel ei ilmu ja siis tehti tiitelleht ümber aastale 1940. Ja loodeti, et 1940. aastal siis piibel, Vana ja Uus Testament, pühakiri ilmub uues tõlkes. Aga mitte keegi ei osanud aimata seda, et 40. aasta juunis toimub juunipööre ja kõik need tegevused, mida oli plaanitud, jäid pooleli. Ja see piibel trükist ei ilmunud.
Ja siis järgmine pilt on mul siin, kus siis 40. aasta 4. septembril on otsustatud ja Haridus- ja Rahvakomissari kiri 5. septembrist number 144 on otsustatud, et Piibliselts tuleb natsionaliseerida. Ja siis Eesti Riiklik Kirjastuskeskus võttis Eesti Piibliseltsi töö üle ja eks siin on ka mitmeid selliseid humoorikaid lugusid, mida Hendrik Kokamäes oma mälestustes on ka kirja pannud. Mõnda asja ma olen ka rääkinud siin küll raadios ja mõnedes teistes ettekannetes seoses ka Hendrik Kokamäega. Aga tänases kontekstis on mõistlik jälle meelde tuletada, kui Piibliselts natsionaliseeriti, kogu selle juunipöörde tulemusena avaldati ju keelatud raamatute nimekirjad, raamatukogud tühjendati usulisest, teoloogilisest ja poliitilisest kirjandusest, raamatukauplustest keelati ka nende levitamine, müük korjati ära, ka piibel korjati raamatupoodidest ära. Aga antud juhul siin Piibliseltsi kontoris oli nii, et kui see naiskomissar tuli natsionaliseerima, üle võtma seda, siis kassa võeti ära, see läks siis veel Nõukogude ühiskonna tegevuse vajadusteks ja see komissar ütles siis Hendrik Kokamäele, et ma tulen varsti jälle, et raha järele. See tähendas seda, et Piibliseltsi kontorist Kokamägi võis neid piibleid veel müüa ja siis kuna seda raha oli ju revolutsiooniline, Eesti rahvas vajas ka piiblite müügi raha ja oma isiklikust mälestustest mäletan seda, et peale juunipööret on üldse piiblite levitamine keelati, aga minu vanaisa Karl Kibuspuu oli Eesti Piibliseltsi kolportöör sellel ajal ja ta elas Hiiumaal ja siis tekkis see küsimus nüüd, tal oli piiblikastid kodus, et mis siis edasi saab. Et kas ta võib nüüd siis veel levitada või müüa ja siis ta tundis kohaliku täitevkomiteest huvi, et kuidas nüüd tema saab, siis talle öeldi, et minge Kuressaarde, kus oli kogu selle piirkonna keskuse ja minge seltsimees Oinas oli nimi, et minge tema juurde ja küsige siis tema käest, et kas ta võib siis piiblit levitada edasi. See oli siis suvi 40 ja kui ta seal Kuressaarde läks, siis ta seal täitevkomitees oli need seltsime igasugused ja küsis ühe mehe käest selle ukse peale, et kus ma võiksin seltsimees Oinast leida, siis selle peale üks mees mühatas, et mine vaata seal kabinetis, kes see kõige Oina näo on, see ongi seltsimees Oinas. Ja muidugi minu vana see hiilase jutt nagu ta on, aga nii oli ja see mees andiski talle loa. Aga kahjuks mu vanaisa selle need paberid 48-9. aastal hävitas ära, kartes küüditamist ja neid asju, et tal oli ka olemas paber seltsimees Oina allkirjaga, et ta võib Hiiumaal ja Läänemaal piibleid levitada. See oli siis 40. aasta. Ja nagu me teame, tuli ju 41. aasta Saksa okupatsioon ja 44. aastal paljud meie rahvuskaaslased olid sunnitud lahkuma kodumaalt, näiteks laevadega, paatidega Rootsi, Saksamaale, Soome ja sealt edasi. Ja oli ju nii, et oli neid, kellel oli võimalik oma põgenemist ette valmistada, võisid oma perekonna piiblid, väärtused kaasa võtta. Oli need, kes võtsid kaasa, aga need puhkavad täna Balti mere põhjas koos paatide ja kottidega. Ja oli neid, kes Saksa sõduri mundris Kuuramaal Tšehhis said mundri ära visata ja jõuda Saksamaale. Ja nii mõnigi eestlane sai siin laeva peale, kes ka vahetas mundri erariiete vastu ja võib-olla tõesti käed taskus sai paadi peale ja oli läinud. Ja esimene asi, mis läände jõudes eestlastel tekkis, Eesti vaimulikel, kogudustel,
hakati organiseerima koguduste töö, koolitööd ja oli vaja pühakirja. Siin on nüüd mõned näited, mis siis on ilmunud 45., 46., 47. aastal nii-öelda koodi kirjas need varasemad trükid. Trükiti küll Soomes, Rootsis. Ja võib-olla meie piibliseltside töö seisukohast on huvitav üks, see 47. aastal ilmunud Uus Testament, mis on nii-öelda piibliseltside nõukogu New York ja London. Siin lihtsalt kõrvalmärkusena tuletan meelde, et 30. aastatel enne teist maailmasõda rahvuslikud piibliseltsid alustasid omavahel koostööd, et luua üks ühine organisatsioon piiblitööst üle kogu maailmas, aga teine maailmasõda katkestas ja peale teist maailmasõda jätkati selle tööga ja piibliseltsid loodi ametlikult 1948. Ettevalmistav töörühm ja komiteed tegutsesid nii, et enne seda ametlikku algust, sellises piibliseltside nõukogu Council of Bible Societies, aitasid eestlasi Uue Testamendi trükkimisega. See näitab ka seda, kuidas tegelikult piibliseltside töö, kui oluline tegelikult on, kui erinevad organisatsioonid koos, erinevad rahvuslikud organisatsioonid koos saavad seda tööd teha. Ja muidugi meie ka kogu nõukogudeaegse piibliloo juures on just piibliseltsid läänemaailmas äärmiselt olulised. Ja siin ongi siis see, mis ilmus muidugi ma tõenäoliselt oletan, mul ei ole kõiki dokumente selles mõttes tõestuseks, aga 50. aastatel, kui alustati uue piiritõrke toimkonnaga ja selle töö üks, kuidas öelda, kubjas ülevaataja, initsiaator oli tolleaegne Eesti suursaadik Londonis August Torma, siis tõenäoliselt ka juba selle 47. aasta väljaande juures, kuna Briti ja välismaa piibliselts oli üks nendest ettevalmistavatest jõududest ja kõige tugevam organisatsioon, et eestlastele see Uus Testament trükiti. Kahjuks jah, ma ei ole arhiivides siiamaani Inglismaal ega ka Rootsis piibliarhiivis selle kohta väga detailselt leidnud, miks see ilmus. Jah, siin ma võin võib-olla oletada ka seda, et ka 30. aastatel Ameerikas Eesti mitmed 20. aastatel baptistid, algul olid Tettermann ja pärast ka Welsberg, kes väliseestlastele, Ameerika väliseestlastele ka Uut Testamenti trükkisid ja välja andsid, kui palju nüüd nende mõju oli Ameerika piibliseltsiga, need on lihtsalt praegu sellised ajaloolised traagelniidid, mis võivad osutuda tõeks, aga täna ma lihtsalt ei oma seda faktilist materjali. Aga 55. aastal on üks piiblitõrke toimkond siin reas meie tuntud mehed ja mis alati mulle meeldib oma ettekannetes kasutada, on Johannes Aavik. Ja siin on tema oma käekirjaga kiri, mida ma Stockholmi arhiivist leidsin, kus ta kirjutab väga austatud peapiiskop Lauri. Olen piibli uue tõlke korrektuuri seni lugenud 410 lehekülge läbistikku ja 10 lehekülge tunnis. Palun mulle selle töö eest honorar määrata suuruses, nagu te seda heaks arvate. Ma ei nõua suurt honorari, sest see on ideeline töö ja selleks tahan jõudu mööda ka vähema tasu eest kaasa aidata. Ja tema Aavik oli 68. aasta piibli keeletoimetaja ja korrektor. Muidugi võiks ta pani kõik oma need nihvid sinna sisse, mis ta tahtis. Piiskopid ja teoloogid ohkasid, aga niimoodi see 68. aasta piibel valmis sai ja siin on nüüd 2 näidet. Üks on see tuntud rahvapiibel, see väike. Ma arvan, minu põlvkonnast väga paljudel inimestel on see isiklikult olemas olnud või alles.
ja see punasääriga suurem, seda me tollal noored 70. aastatel nimetasime, et see oli pastori piibel, kuna väga tihti pastorid, vaimulikud õnnestus välismaalt kuidagi saada, siis neil oli nagu see eriline pastori piibel. Meie põlvkond noored ei saanud, aga meil õnnelikult, kui me saime selle siniste kaantega selle piibli. Ja tänu siis valgele laevale, mis algas 1965. aastal Helsingi ja Tallinna vahet sõitmast, kuigi eestlased armastasid valget laeva, kui seal Lasnamäe-Veerul oodata mõnedes teistes lugudes, aga see valge laev sai teoks siis 1965. Ja seda mitte see huumoriga, vaid täiesti tõsiselt. Sest sellest valgest laevast sai sild Eesti ja Soome vahel, mille kaudu väga palju vaimulikku kirjandust ja piibleid, evangeeliumi, uusi testamente hakkasid jõudma Eestimaale. Ja mitte ainult Eestimaale ja mitte ainult eestikeelseid, vaid ise tean, on oma silmaga näinud, käes hoidnud ja edasi saatnud küll venekeelseid, ukrainakeelseid, küll kümnetest nõukogude rahvaste keeltest piiblilugusid, kas on sama need siniste kaante, mis väga paljudele tuttavad on. Ja see kanal töötus. KGB ja piirivalve, Nõukogude piirivalve tegid tõsist tööd, et seda kõike takistada. Aga vaatamata kõigele ta siiski see sild töötas. Ja piiblid levisid. Ja mitte ainult ühes suunas. Ma mäletan seda, kui siin aastaid tagasi tähistasime IBT ja siis Soome raamatukäändusinstituudi ehk piiblitõlke instituudiga sellist Soome tänu üritus Tallinnas, siis meenutasid ka Soome pool meenutasid seda, et need samad sinised piiblilood, nende käsikirjad, mikrofilmid edasi-tagasi, mitte ainult eesti keeles, vaid ka teistes keeltes liikusid läbi Tallinna. Ja nad ütlesid, nemad ei mäleta, et ükski mikrofilm või käsikiri oleks tee peal kaduma läinud ja konfiskeerinud. Mine sa võtta kinni, võib-olla on nii. Aga see ka näitab seda, et alati on kanaleid, mis töötavad. Ka siis, kui tundub, et maailm on nii suletud, et enam ei ole midagi. Ja siin on siis nüüd üks näide Stockholmist, kus siis pakitakse neid 68. aasta piibleid ja saadetakse tellijatele üle maailma laiali. Kahjuks Eesti rahvas nende tellijate hulgas ei olnud, sest üle piiri viia need niimoodi ei jõudnud. Ja siin on ka endal Kõpul 82. aastal apokrüüfide raamat, mis on ka ilmus Rootsis. Nii. 1972 tänu Isabella Salole ilmus Torontos suur piibel, vähendatud formaadis selle 39. aasta juubeli piiblist, väga hästi illustreeritud. Ja tänu sellele kurvale asjaolule, et Eesti kogukond läänemaailmas väheneb, vananeb, on nii mitmed eestikeelsed piiblid, mis kaasa võeti, tagasi jõudnud Eestimaale. Küll mõnele kogudusele, ka meil piibliseltsis on tulnud tagasi 1939. aasta juubelipiibel Kanadast, on tulnud piibliseltsi arhiivi ka seda 1972 Toronto piibel ja ma tean, et mitmetes raamatukogus arhiivides on need kõik nüüd olemas. Aga see kõik on üks mälestusmärk sellest ja mälestus, et kui oluline eestlastele siiski on olnud piibliraamat, emakeelne piibliraamat olnud. Ja muidugi tänu Isabella Salole, kes selle väljaande initsiaator oli. Nii, nüüd me hakkame jõudma aega 1989. Ja see on üks selline põnev aeg. Nagu ma ütlesin, piibel oli keelatud ja ei olnud keelatud. Aga Nõukogude võimu ajal eesti keeles ühtegi piiblitrükki ei ilmunud. Kuigi sellest räägiti, kirikuvalitsuse ja ka baptisti kirik, õigeusu kirik, luteri kirik, metodisti kirik arutasid ka 50-ndatel, et oleks vaja välja anda. Usuasjade volinik ütles, jah, on väga vaja, aga kõik need sinna paika jäid väga erinevatel põhjustel. Kas küsimus oli toimetamises, tõlkimises, kokkuleppimises ja nii edasi, aga sinna ta jäi. Aga 1989
oli siis aasta, mil ilmus see võimalus, et rajati piibli monument Jüri kiriku aeda, aga selle ees oli suur ettevalmistatud töö. Sest juba aastal 1988 tähistati Nõukogude Liidus Venemaa ristiusustamise 100. aastapäev. Ja selle tõttu ilmusid mitmed ajalooraamatud ja mäletan seda, et tolleaegne siis Moskva patriarhaat sai õiguse trükkida 50 000 eksemplari venekeelset piiblit. Noh, me võime arvata kogu suure Nõukogude Liidu peale 50 000 ja ainult venekeelset. Ja samas sellel ajal sai võimaluse ka tolleaegne siis evangeeliumi kristlaste baptistide üleliiduline keskus Moskvas sai õiguse ka maale tuua minu mäletamist mööda ka umbes 50 000 venekeelset piiblit, aga mitte üheski rahvuskeeles. Ja ma tean seda, et sellest 50 000-st tuli Eestisse, ma arvan, kas oli 800 või 1000, ma isegi ei mäleta, ma veel mõne käest küsima, sest me käisime ise autoga neid Moskvast ära toomas. Ja need olid need sellised võimalused. Loomulikult, nagu ma enne rääkisin, siis need ka ilmusid samuti siin 80-ndatel ja ka need tulid siis selle valge laevaga Eestisse. Ja võib-olla see lugu eest apostlit, Luuka evangeeliumi apostlit teod on sellepärast hea, et meie võiks öelda üks olulisemad vana eesti keele tundjad, Kristiina Ross oli see, kes sellega tegeles. Ja tema toimetatud on ka see tekst. Nii et ja samal ajal toimus ka veel ühe teise Eesti kristlik ministri piibli ettevalmistus. Ja nagu me teame, Toomas Paul olles Saaremaal Valja vaimulik, nii nagu ta avalikult intervjuus öelnud, ma võin ta tsiteerida, et kuna mul muud midagi teha ei olnud, siis ma tõlkisin Uut Testamenti, aga mäletan noortena ise seal käies oli ta tööd päris palju. Aga see oli niimoodi ilusti öeldud, et tal muud teha ei olnud, ta tõlkis Uut Testamenti. Ja need olid piiblilood, millest ma rääkisin, mis ka siia jõudsid. Ja need on siis need 68. aasta piibli, need 89., 90., 91. aastal ilmunud tumesinine, lilla ja heledam sinine väljaanded, mida ilmselt on Eestis kõige rohkem levitatud nii salakaubana kui ka siis 89. aastast, kus oli võimalik ka juba ametlikult sisse tuua küll 50 000 eksemplari ja 100 000 eksemplari ja veel 50 000 ja veel 10 000 ja veel 20 000. Nii et põhimõtteliselt igal täiskasvul eestlasel peaks olema vähemalt see piibli välja on olemas, aga ei ole. Nii, ja nüüd ma jõuan sellise põneva teema juurde, enne kui ma läheme siit tähtpäevadest edasi. Siin mul on pildi peal need asjad, aga mul on ka siin olemas ja need võime ka saata niimoodi. Siin on üks merepost, sest meri mitte ei lahuta, vaid meri ühendab. Seda tundsid juba viikingaegsed ränduride kaupmehed ja ka Nõukogude poliitika, kes arvas, et meri lahutab, ei suutnud seda mitme tuhande aastast traditsiooni murda. Ja see on nüüd üks pudelpostis meie põhjaranniku randa tulnud. Need on venekeelsed Johannese evangeeliumid. Et ma seda ühte tahan vaadata muidu ja tal on muidu originaalis oli kork peal ja sees, aga see jõudis põhjarannikule ja see on kuulunud üks 2 eksemplarist, mis on kuulunud Oswald Tärgile, Eesti teoloogile. Ja tema pärijad, üks ma tean on Leho Paldre käes ja teine kingiti Piibliseltsile, ma saadan ringi, saate ka seda salakaupa oma käes hoida, aga hoidke õrnalt. See pudel on, ma ei tea, kui hea Rootsi kvaliteet see pudel on. Nii, ja siis teine on merest tulnud piibel ja selle Saaremaa randa jõudnud kileses piibel ja selle piibli on mulle kinkinud Saaremaa vend Riho Veermets.
ja see on talle kingitud 1972 Kuressaarel, 11. juuni 1972 ta on selle piibli saanud. Eks, aga siin on ja samamoodi, nii nagu ka minul, ega nõukogude ajal keegi, kes kinkis, oma nime sinna ei pannud, vaid oli jumala sõna salm ja siis kuupäev. Ja siis see on vist selline, ta on töötanud, aga ta on siis selline kannatanud piibel, ma saadan siis ka selle siit ringi vaatama. Aga eks nõukogude ajal oli võimalusi mitmeid. Tegelikult Nõukogude Liidus trükiti ka piiblit, aga põrand all. Venemaal oli palju trükikodasid, oli võimalik sisse smuugeldada trükikodade sisseseadeid. Üks selline trükikoda oli Lätimaal, meie Eestil kõige lähemal, ja teine oli kuskil seal Ivangorodi ja Kingisepa vahel, siis ta kinni panni ja nii Nõukogude Liidus oli see oli see orgkomitee ehk põrandalune kirik, kes organiseerisid, trükkisid ajakirjandust, vaimalik kirjandust ja trükkisid ka piiblit. Ja siin on mul nüüd venekeelsel Uus Testament, sellest ilustat kaupa. Uus Testament, see on terve Uus Testament, venekeelne. Trükimasinatel see on ja see käsitsi kirjutatud, et oli külas oli üks evangeelium ja käsitsi kirjutati ümber. Üks oli trükitud evangeelium ja teised evangeeliumid, piibliosad olid siis käsitsi kirjutatud 3 koplikesse vihikuse tetraid. Aga see oli see nõukogude aeg. Ja muidugi on võimalik ka eriti, mis võib-olla ka 40-50 aastat vangilaagrites levis. Mul on siin käes üks selline Uus Testament. Ma lahti teen, seal kirjas ilusti ohutustehnika käsiraamat mäemeistrile, tehnika besopasnosti, spravosse korrava maistera. Ja lükkad edasi ja siis on Uue Testamendi raamatud. See on selle 38. aastal ilmunud Harald Põllu tõlkes Uus Testament, aga tal on pandud uus kiitelleht ja uhked kaned ümber. On siis siit võtka selle minema. Et ka pühakiri levis ka nõukogude ajal niimoodi. Mingi tiitelleht pidi olema. Ja just nimelt. Lihtsalt vastati. Just nimelt. Sisuliselt. Väga sisuline pealkiri. Väga sisuline pealkiri. See oli nii nagu nõukogude ajal ajaloolastega tehti välja. Vene keeles, Vene pedagoogilist instituudis, kus õpetati ajalugu, ei lubatud ju Lenini teosed lugeda, vaid seal oli eraldi raamat. Rukovodstvo kak čitati Leninu. Üheköiteline, sest kui inimesed hakkavad lugema kõiki neid Lenini teosed, siis äkki saavad aru, et nõukogude võim polegi see, nagu ta olema peaks. Nii. Need on siis sellised näited. Ma arvan seda, et kes on minu vanused või vanemad, eks nad mäletavad oma isiklikest kogemustest veel neid erinevaid lugusid. Aga ma arvan, et raamatu aastal tasub siiski ka seda meeles pidada. Ja nüüd me jõuame selle, kuidas me öelda, Eesti Berliini müüri lamutamisele. Jüri kiriku väljas piiblimonumendi avamine. Kes meist, Randar, sina kindlasti olid kohal, eks? Ega teisi vist, meie olime vist kõige ainukesed, kes tänases seltskonnas siin tunnel kohal olime. Nagu siin näha, siin on ilus pilt Jüri kiriku altaruumis olevatest meestest. Üks on kauaaegne Soome piibliseltsi esimees Aarne Toivanen, piiskop Nikolainen, eks, siis Hiisjärv ja siin on meie partei tegelikult Arno Alman, Rein Ristlaan ja, ma ei saa kohe nime öelda, Jaak Kaarna paistab seda väga kauaaegne rahvusraamatukogu juhataja Iivi Eenmaa ja mõnikord on mul eriti lääne inimestele selgitada, kuidas sellised seltsimehed kiriku altari ruumis. Ja siin on siis Jüri kirikus jumalateenistuse pilt, me näeme Superiga oma Pärnametsana abikaasaga seal keskel paistab ja seal veel mitmed teised tuttavad inimesed, meil saab veel olla. Ja
see pilt on ka väga huvitav pilt. Jaak Aarma ja usuasjade volinik Rein Vestlaan ja keskel olev noor vuntsidega mees. Kuna ma eelmine nädal Narva konverentsil kaased ettekannet pidasin, tekitas väga elevust, sest see oli kauaaegne Narva linnasekretär Ants Liimets, kes enne seda töötas siin Nõukogude ajal usuasjade voliniku aparatuuris. Et see oli selline nõukogude aeg, kus oli keelatud ja lubatud ja kunagi ei teadnud, mismoodi need asjad toimuda said. Mäletan ise ja ka hiljem olen meie ERR-i arhiivist vaadanud neid intervjuud ja kuulanud meie Ain Soidla ja mitmete meie parteijuhtide kommentaare, ütlemisi. Osa on Eesti Televisioonis ilmusid Toomkiriku taustal, kui oluline on eestikeelse piibli ilmumine, see oli 89. aasta, et meie ühiskond ja riik peavad võtma selle vastutuse, et seda piiblit ka rahvale uuesti jagada, sest inimesed vajavad lõpetust. Need on kommunistide sellised tunnistused. Ma arvan, et võib-olla nad isegi tegid siiralt. Aga see oli see aeg, see murrangu aeg. Ja mis veel juhtus? 1989 ilmus Toomas Pauli Uus Testament. Ja aasta hiljem Eesti Raamatu väljaandes 1739. aasta piibli Maksiimile väljaanne, mis tänapäeval on ka väga suur rariteet. Et midagi juba toimus. Nii, ja siin on siis üks väike poster piibli näitus 250 aastat esimese eestikeelse piibli ilmumist Haapsalu Podulum muuseumis. Ja huvitav on see, et 89. aastal toimus väga palju erinevaid üritusi, just kirikute poolt, ka seal Haapsalu koguduse poolt. Tiit Salumäe ja teised Haapsalu pastorid, baptisti pastorid, Jüri Nõlvak, kes organiseerisid seda. Ja Arder organiseeris Rakveresse ja Linnahallis ja mitmel pool Eesti piibliga juubeliga seotud üritusi ja näitusi. Mul kahjuks ei ole, ma ei ole suutnud kõiki kokku korjata kõiki neid infot ja posterid. 80. aastate lõpul, 90. aasta algul nagu kohalikud ei korjanud ja siis ei osanud võib-olla ajaloolasena kõiki neid asju kohe mõelda, mis need on nimetatud raamatukogus kataloogisse pisitrükised, mis on ka tegelikult väga oluline info nagu matuse laululehed ja ürituste laululehed. Aga eestikeelse piibli töödega 80. aastate keskpaigal alustati tolles ühinenud piibliseltside ja mitmete rahvuslike piibliseltside poolt, eriti Saksamaa ja Soome piibliseltsi poolt, koostööd ja kontaktide otsimist Eesti kiriku juhtide ja Eesti kirikutega. Ja 80. aastate lõpul 90. algul ka see 68. aasta piibli teksti redigeerimise ja revideerimise paranduste sisseviimisega, arvan, Randar oskab oma Helsingi aastatest ka nendel teemadel ka detailsemalt mõnda asja rääkida. Ma olen palju lugenud nagu neid protokolle. Ja siin on siis Eesti kirikute juhid, Ermo Jürma, Ülo Merilo, siis Kriis, siis Voldemariin ja Jaan Kiivit, Paevola ja sealt poolt on juba ühinenud piibliseltside ekspert Herbert Tunstra, Abemik, see paistab on endine Soome piibliseltsi peasekretär Esko Rittala, Endel Meiusi, Rosin Peeteri, vahepeal on siin veel üks Hollandi piibliseltsi esindaja. Ja see on siis konsistooriumis arutatakse piibli mitte tõlkimist, vaid eestikeelsete piiblite trükkimist ja Eestisse ametlikult toomist. Need olid need piibliseltsid omavahelised arutelud, mis toimusid avalikkuse ees salaja, aga seal ette valmistati, ütleme selle sama töö tulemusena. Ilmus siis 1989 nõndanimelt Endel Meiusi piibel 20 000 eksemplaris koos lisadega. Need lisad võib-olla kõikidele kirikutele ei sobinud bioloogiliselt, aga samas see oli esimene, võiks öelda, selline õppepiibel eesti keeles. Ja see jõudis siis 89. aastal Eestisse ja paljud me saime nende omanikeks.
ja oli ka siis 3 eksemplari, mis oli paremas köites ja oli trükitud siis kuldselt nimed sisse. Üks nimi oli seal Arnold Rüütel, kes oli tolleaegne Ülemnõukogu presiidiumi esimees. Teine oli peaminister Indrek Toome ja 3. oli juba siis tolleaegne siis Eesti Kompartei juht Vaino Väljas. Oma isiklikest suhetest Arnold Rüütliga ta meenutas seda päeva väga südamlikult. Ja Vaino Väljase sõnad, kui ta seal keskkomitees selle nimelise piibli kätte sai, kus siis ka seltsimees Rein Ristlaan ja mitmed teised Soidla ja veel mitmed teised seltsimehed seal osalesid, siis Vaino Väljas, ma olen ka seda raadios enne möödnud ja ütlen korda veel täna, mis on siiski tegelikult väga oluline, et ka sellised mehed võisid anda sellise tunnistuse. Vaino Väljas ütles, täna õhtul on meie kodus üks ilus õhtu, kus me võime seda raamatut lugeda. Sest tema abikaasa oli eesti keele ja kirjandusõpetaja, juhtumisi ta oli minu kirjandusõpetaja. Ja see näitas ka siiski seda, et Hiiumaalt pärit mees oskas hinnata seda raamatut, seda pärandit. Ja eks ta Hiiumaal, olles ka pühapäevakoolis käinud ise lapsena, oli tal piisavalt tarkust, nii et oma hilisemas diplomaadielus Ladina-Ameerikas ta sai oma piibliteadmised ära kasutada ka sealsete poliitiliste küsimuste lahendamisel kohalike kardinalide ja piiskopide. Nii. Ja siin on üks pilt, see on nüüd ametlik meie Eesti meedia, Eesti NSV meedia pilt, kus konsistooriumis, kus antakse siis luterilikul kirikule ehk Eesti rahvale üle 100 000 eksemplari eestikeelset piiblit, see 68 aasta tõlget, mis siis hiljem Jaani kirikus 90. aasta suure piduliku jumalateenistusega üle anti ja mis ka Eesti NSV tolleaegses meedias kajastamist leidis. Nii, ma vaatan, et aeg täpselt jõuab ja siin on siis pilt nii nagu see monument praegu on, kuigi see piibel on juba teine, vahepeal üks varastati ära. Mõnel oli pühakirja vajadus nii suur, et pronksine piibel läks lugemiseks. Need on sellised pronksi pärast. Üksikud sellised pildid, pusletükid, meenutamaks seda aega, kus keelatud raamat oli lubatud ja keelatud. Aga see raamat on olnud oluline eestlaste mõtlemise kujundamisel, eestlaste meelsuse, mõttelaadi kujundamisel, meie identiteedi kujundamisel. Ja võib-olla rohkem, kui me eestlased oskame aimata, kuigi me rõhutame pidevalt, et me oleme maailma kõige sekulaarsem rahvas. Ma arvan, me oleme ilmselt kõige religioossem rahvas, sest et paljud meie mõtlemised ja ütlemised on nii tihedalt piibli väärtuste ja piibli salastusega seotud, et mitte kuidagi ei saa distantseeruda sellest. Ainuke probleem on selles, et kas me oskame, on meil piisavalt tarkust, et aru saada nendest seostest ja selle tõttu see, mida me esimese ettekandest ka kuulsime, et see alus, mis 18-19 sajandil tegelikult Eesti rahvasse istutati, see on see pärand, mis tegelikult läbi ka kogu selle piibli tõlke kultuuri kuni tänase päevani on see fundament. Või nii, see on see tüvitekst eestlastel, nagu armastatakse tänapäeval öelda. Ja olgu ka siis need mõned sellised ekskursid, mõned pildid viimasest 80 aastast ka meile nagu kaasa mõtlemiseks, aga samaks olla ka tänupõhjuseks ja julgustuseks, et sõltumata aegadele ja olukordadele Jumala sõna jõuab meieni. Meie asi on seda, kas me oskame seda kasutada, seda lahti teha ja hoida seda ja mitte ainult hoida kui muuseumi eksponaati, vaid et seda jagada ka edasi uuele põlvkonnale, et me võiksime seda
piibliraamatut hinnata ja väärtustada. Aga me lõpetame nüüd ühe nõukoguliku filmiga. Osa, kes kevadel konverentsil käisid, nägid seda, aga ma arvan, seda tasub ikka jälle vaadata. Öelduga tere tulemast! Tahame veel kord kinnitada, et oleme headele külalistele usaldanud oma koduukse võtme. Aga nii nagu igas korralikus kodus, valitseb ka meil oma kord ja sellest, kuidas suhtutakse meie heasoovlikkusse, teeme esimese proovi tolliametis. Muidugi ei jää tolliametnikule märkamata raamatukauplus hõlma all. See härrasmees teadis, et rikub meie seadusi, aga ilmselt oli slaavi missiooni tasu suurem hirmust ja nüüd lõpeb turismireis talle mälestustega üksnes tolliametist. Tema kirjalisus on targad, et tal jääb üle öelda ainult, et ta pole neid raamatuid ise trükkinud, et seda tehakse hoopiski Lääne-Saksamaal, Inglismaal ja Rootsis ja et tema täidab ainult Jeesuse ja missiooni käsku. Piiblis on see käsk aga kirja pandud niimoodi. Vaata, mina läkitan teid kui lambaid huntide keskele. Olge siis mõistlikud kui ussid ja vagurad kui tuvikesed. Järgmine emissar. Tema tõi ohvriks oma silueti ja salakauba peidupaigaks kasutas mitmekordset ihupesu. Vaga pilgusaatel värisevik käsi tuleb nüüd kirja panna must südametunnistus. Ja, need pakid on samuti mõeldud Soome lahe Tallinna kaldal. Täis lendlehti ja kirjandust, kus testamendi kaaned varjavad laimu Nõukogude riigi vastu. Niisugune ideoloogilise diversiooni moodus on toonud tööd ja sekeldusi ka Soome Vabariigi politseile. Rohkem kui ühel korral on tuul need saadetised viinud Soome randa. Sealne avalikkus on sellel teemal võtnud sõna mitmel juhul. Aastast see oli? See on 80, eksin kas 85 või 4. Ainult mõni aasta enne seda, kui juba... Seltsimehed olid oma usus nii kindlad, et midagi muutusid maailmas. Mina sain 84, sain selle kontrabandena sisse toodud sinise, 83 sain selle sinise piibli naabrile käest. See on nüüd siis väike selline kirss oli sellel tordil, aga ma arvan, et me mõistame, kust me oleme tulnud ja saame aru, kus me täna oleme. Ma ei tea, kas on võib-olla küsimus või mõnda kommentaari veel, sina kommenteerisid midagi veel, et meie aeg on nüüd niimoodi, et meil peaks olema kohipaus. Et siis jätkata. Vaatame.